nüüd siis jätkaks ja nüüd on see võimalus, kus teil on ka võimalik aktiivsemalt küsimusi küsida ja neid teemasid nagu arutada ja ka enda ettevõtte mätta otsast asju küsida. Ma võib-olla teen lahti, et sa tõid selle näite nendest serverikappidest ja mida müüdi siis edasimüüjatele, kes siis müüvad neid siis firmadele, kes siis, kus montöörid siis nagu paigaldavad neid. Ja sa ütlesid, et seal oli nagu see oluline oli siis montööridega rääkimine. Et aga kui mul need montöörid on, ma müün kuskile Inglismaale või Saksamaale või mul on nagu jube keeruline tegelikult seal välisturgudel neid montööre nagu üles leida ja nendega nagu rääkida, et kas ma ikkagi peaksin punnitama nagu seda kuidagi teha või ma olen väike firma, et mul ei ole väga palju ressurssi, et mööda maailma ringi sõita, et mida ma seal peaksin tegema ja ütlesi, et okei, ma saan teada, et montööri jaoks on oluline see kruvi sinna kiiresti sisse lasta, aga see edasimüüja, see vahendaja, kellele mina müün, tema ei tea, et see on oluline. Ja tema jaoks, tema ikka raiub mulle, et anna odavat hinda, mind ei huvita see, et sul kruvi läheb kiiresti sisse, et mul on vaja odavat hinda. Kuidas ma selles situatsioonis toimetaks? Okei, siin oli hästi palju küsimusi korraga. Panen kirja õige hind. Et kuidas ma seda edasimüüjale selgitaks, et montöör on nõus, montööri firma on nõus nagu rohkem maksma selle kapi eest, kuhu kruvi kiiremini sisse läheb? Selge. Ma sain 3 küsimust. Üks on see, et mis on õige hind. Teine on see, et kuidas saada kontakt välismaal. Ja 3. on see, et kuidas tõestada ära, et see, mis sa ütled, on tõsi. Ma alustan sellest viimasest. Et meil on juba juurkajast antud kaasa üks selline oskus, et me hindame väga kõrgelt neid asju, millega meil on ise endal kogemus. Ehk et kui me oleme midagi oma silmaga näinud, midagi katsunud, midagi kogenud, siis me usume, et see asi on olemas. Ja kui keegi räägib meile mingist asjast, mille kohta meil ei ole oma isiklikku kogemust, siis me ei usu seda. Me ei usu, et see asi on olemas. Isegi kui see on tõene fakt, siis selle jaoks, et panna inimesed uskuma midagi, peavad nad midagi kogema ja sellega ise kokku puutuma. Nüüd on, mis on võimalused. Ma saan tuua loosid samast, vatukene, kus see väike on. Ühesõnaga, Kiviõli seikluspark otsis endal aastaid investoreid. Neil oli olemas selline finantsplaan, kõik oli olemas ja nagu, keegi nagu ei uskunud neid numbreid. Ja mis nad siis tegid? Nad lihtsalt viisid need inimesed sinna mäe otsa. Et saad sa aru, millest ma räägin? Ehk et ma räägin sellest asjast, nad pidid kogema seda. Teine asi on see, et panna inimesed mingit toodet kasutama ise. See mõjutab neid. 3. on see, kui sa ka näiteks salvestad kellegi tunnistuse. Seesama montöör ütleb, et vaata, see kapp läheb 3 korda kiiremini kokku. See on asi, mida sa oled kogenud ja sa usud seda paremini. Ehk et käega katsutavus ja kui keegi on teile midagi öelnud, proovige seda salvestada. Proovige see, näidatane vaata, siin on Jukka ütleb, et need kapid lähevad väga hästi kokku. Teine küsimus, kontakt välismaal. Kas te olete käinud välismaal puhkamas? Te tegite selle välja mineku. Mis sellest kasu oli? Saite puhata, eks ole, et sellest ei tulnud mitte mingisugust muud kasu, tajutavat kasu. Nüüd, kui palju maksab minna näiteks ühele valdkonnamessile, mitte putkaga välja, vaid lihtsalt minna sinna kohale, mõelda välja üks lugu ja küsimused, mida ma tahaksin inimestelt küsida. Sattuda õhtul ühte lauda, mitte teiste eestlastega, vaid belglastega või inglastega.
rääkida nendega, saada see kontakt. Ja inimene, kellega suhelda, kellelt pärast küsida neid küsimusi. Ma olen näinud üha rohkem seda, et turunduseks ei ole sul vaja mitte siit teha väga täpne lask, vaid seal lasta kellelgi katsetada, ehk et inimesed, kes on kohalikul turul ja hakkavad vaikselt seda lumepalli veeretama, mitte see, et sa siit mõtled ennast halliks, et kuidas meeldida nendele norrakatele või ameeriklastele, vaid sa pead A sinna kohale minema, B leidma kellegi, kes on seal koha peal ja vaikselt hakkab sind toetama. See keegi oleks siis mingi edasimüüja või vahendaja või? No loomulikult on see, et kõige parem on leida mõni professionaal. Keegi, kes sind oskab aidata, see on kindlasti kallim kui meil ja kogu see tegevus on kallis. Aga sind võib ka puhtalt aidata keegi, kes lihtsalt on valmis sind aitama, talle meeldib see äri, see idee, see, mida sa oled teinud. No, ma olen ise teinud mobiili abil järjekorranumbrite võtmise süsteemi, kus siis inimesed saavad nutitelefoniga võtta endale pileti näiteks pangakontorisse või kus iganes nad peavad kauem ootama. Ja me leidsime Riiost ühe katsetaja kui Lerma, kes pani selle süsteemi üles ühte juuksurisalongi ja katsetas selle. Me saime teada, et neil on väga palju tavatelefoni kasutajaid, mis tähendab seda, et nendega pidi suhtlema SMS-idel ja meie tehniline lahendus andis selle iPadi peal sisse pandud numbri ja kohale jõudnud sõnumi vaheks 2 minutit. Ehk et me ei saa SMS-i kasutada, et see kanal ei tööta, aga et ta mässas meiega nagu kuid. Me saatsime talle materjale. Miks tema seda tegi, mis see tema huvi oli, mis ta muidu äri oli tal? Sest talle meeldis see asi. Tegelikult tal oli endal mingi analoogne mõte. Et talle lihtsalt meeldis see, et see asi on nagu kaugemale arendatud. Aga vaata, inimesed koonduvad ümber ideede. Ja kui sa oled nagu selgelt sõnastanud mingisuguse vajaduse, mida turul ei ole, mida sa soovid siia tuua, siis teinekord inimesed tahavad lihtsalt aidata, kaasa mõelda, näha, et see asi juhtub. See ei ole alati kohe kasu peal. 3. asi oli õige hind. Kas te teate, kui palju maksab liiter väävelhapet? Ei. On see 1 euro, on see 10 eurot, on see 100 eurot? Ehk et ükskõik, kui palju ma ütlen, on see hind, mille pealt hakatakse rääkima. Ehk et teil ei ole võõra valdkonna hinna suhtes mitte mingisugust ettekujutust ja ometigi teie kliendid teavad, et teie toode on kallis. Kus see asümmeetria tuleb? Kuidas nemad teavad, et teie toode on kallis? Võrdlevad minu hindu kellegi teise hinnaga. Järelikult teie toode on liiga sarnane, et seda saab võrrelda. Kuidas ma saan aru, kes teist on kõige pikem? Panen ritte. Ma panen teid püsti tõusta ja ma saan kohe teada, kes on kõige pikem. Kui ma proovin aru saada, kes on teist kõige parem inimene, siis ma pean teiega kõigiga ilmselt vestlema, enda jaoks aru saama, mis on need kriteeriumid, mille alusel ma teid reastan. Ja see võtab palju rohkem aega. Kui kaup ei ole eristuv või me ei suuda neid omavahel eristada, nad on liiga sarnased, siis me otsustame hinna pealt. Aga kui see, mida ma toodan, ongi selline standardtoode, et see peabki vastama mingile euronormile ja ongi mingi liist või höövellaud või mingi selline asi, et klient ei ootagi, et ma midagi väga erilist teeksin, et see ongi standardkomponent ja ma olen selles nii-öelda kauptoode kategoorias seal, jah, et mul brändi veel ei ole või selles mõttes mingit oma toote brändi nende firmana ma ikka arendan, oma mainet, aga et
et mul ei ole nagu toodet, bränditud toodet, on ju, et mis ma siis teen või et siis ma olen ikka hinnakonkurentsis ja püüan meeldida kuidagi, olla toredam kuidagi. On 2 varianti, kuidas sa saad selles nii-öelda OEM kategoorias ehk sisseseade pealt konkureerivas kategoorias. Teate te sellist jaotust? Ehk sul on own equipment management, own design management, own brand management and own strategy management. Ehk siis sa kõigepealt omad sisseseadet selleks, et olla konkurentsis, siis sul on oma tooted, et olla konkurentsis, siis sul on müügikanal ja see oma tuntus, et olla konkurentsis ja siis sa küsid raha viisil, kus teised seda ei tee ja oled sellega konkurentsis. No näiteks Boeing teeb lennuki mootoreid, aga ta ei müü seda inimestele, vaid ta rendib. Ega ta küsib raha teistmoodi ja ta on kohe paremas konkurentsi olukorras. Et kui sa oled selles kastis, siis sul on võimalused kas omada sisseseadet, mida kellelgi ei ole, omada toorainet, mida kellelgi ei ole ja inimressurss käib sinna juurde. Ehk et see hinnatamping on selles kategoorias paratamatu ja te ei saa sellest lahti. Te ei saa lahti sellepärast, et teil ei ole midagi sellist, mida ei saa võrrelda. Ja oma toode on midagi sellist, millega te võite saavutada unikaalse hinnapunkti. Ehk et te toote turule toote, mille sarnast ei ole. Loomulikult on hea teha veel parem tool ja see on ka täiesti pädev viis, aga siis on veel võimalus hakata töötama täiesti teises kategoorias, näiteks see sama ajujahis olev mootorsae seljakott. Seljakoti tootjad on küll, mootorsae tootjad on ka, aga mootorsae seljakotte keegi ei tee. Ehk sa jõuad mingisuguse 2 valdkonna kokkupuutepunktini. Öeldakse, et uued ideed tulevad enamasti 2 valdkonna kokkupuutest. Keemikud saavad kokku loomakasvatajatega, lasteaiakasvatajad saavad kokku ajakirjanikega. Nende kokkupuutepunktist tekib midagi sellist, mida ennem ei ole, tekib oma toode. Alguses on raske, kindlasti. Üks näide koolituselt, Tartus on hästi palju toitumisnõustajaid. Ma olen teinud alustavatele ettevõtetele koolitusi ja seal on hästi palju toitumisnõustajaid. Ja siis on alati neid rühmades, kus teha laste mängutubasid. Ehk on olemas toitumisnõustajad ja siis on olemas mängutoad. Nüüd toitumisnõustajad, mida nemad teevad? Nad proovivad teid targaks teha selleks, et toituksite paremini. See oli üks nendest tehnikatest, kas õpi või ignoreeri. Enamus valivad selle ignoreeri. Nüüd, miks inimesed toituvad halvasti? Laiskus, ma ei viitsi õigesti toituda, et see on liiga tülikas. Kas ainult ei viitsi või ka ei oska? No mingid asjad, mida ma tean, aga mida ma ei tee, siis on kindlasti mingi osa ka asju, mida ma ei tea, aga täpselt see ignoreeri või õpi, et siis ma valin ignoreerimise. Kui sul on riiulis on varsseller ja kaalikas, siis sul ei ole mingit nagu fantaasiat sellega. Need on väga tervislikud toiduained, aga sa ei oska nendest mitte midagi teha. Ehk et see suurim takistus tegelikult on selles, et inimesed ei oska süüa teha. Nendest lihtsatest komponentidest. Meil on ju valmis tooted, meil on asjad, mille saab lihtsalt soojendades. Need on toituväärtuselt madalamad, seal on palju rasva, soola, kõike suhkrut, eks. Mis asjad on sool, suhkur ja rasv oma olemuselt? Mida nad teevad? Konserveerivad, säilitavad. Nad on säilitusained. Miks on vaja säilitusained panna toidu sisse? Et saaks kauem müüa seda. Et saaks kauem müüa seda. Ehk et me oleme pandud neid asju sööma sellepärast, et niimoodi on võimalik tagada toidu madalam hind. Aga mitte sellest me ei tahtnud rääkida. Toitumisnõustajad tahavad, et inimesed toituksid paremini. See on see, mis on nende suurem eesmärk. Nüüd, kui me teame, et inimesed ei oska ise süüa teha, siis me võiksime neid õpetada. Nagu Jamie Oliver teeb. Ta räägib lihtsatest toitudest, mida kõik saaksid teha, need väiksed sammud õiges suunas.
ja siis olid meil samas ruumis mängutubade tegijad. Nüüd, kas te olete käinud laste sünnipäeval? Nii, seal on suur pallimeri, kõik need asjad on ju. Ja siis on üks laud, kus ümber on tüüpi 20 täiskasvanud omavahel nagu võõrast inimest, kes tunnevad piinlikkust, hoiavad hinge kinni. Eks, olete olnud sellises olukorras, et okei, ma 2 inimest tunnen, aga ülejäänud ei tunne. Üks lihtsam viis, kuidas inimesed omavahel tuttavaks teha, on teha ühiselt koos süüa. Aga söögi tegemine on ka võimalus, kuidas veeta see 2 tundi, kus need lapsed hüppavad pallimeres. Ehk et kui need toitumisnõustajad sellel ajal, kui need lapsevanemad seal piinlikkust kannatavad, õpetada midagi tegema varssellerist, siis saame mõlemad eesmärgid täidetud. Ühelt poolt on lapsed hoitud, vanematel on mingi tegevus ja neile antakse ka uusi teadmisi toitumisest. 2 valdkonna kokkupuude tekitas uue idee. Kas keegi selle ära ka tegi või? Veel ei ole teinud. Liiga uus idee. Üldiselt on ka see, et väga paljud proovivad kiivalt oma uut mõtet enda teada hoida. Mina ütlen teile, et rääkige oma ideedest nii palju, kui te jaksate, sest te leiate neid inimesi, kellele see mõte ka meeldib. Iga uue idee maailma toomine on natukene nagu vee all jooksmine. Seda on palju lihtsam teha vee peal. Aga senikaua, kui sa oled vee all, sul on raske. Ja see vee alt välja tulek ongi see, kui sa teed oma toote valmis, et keegi hakkab sinusse üldse uskuma, et saab üldse aru, mida sa teed. Ja see on hull vähkramine. Et need head ideed on kõik selline vee all jooksjate tegevus. Ja nüüd ongi see, et kui sa hoiad oma idee kiivalt endale, ma teen selle ära, suure tõenäosusega sa jääd sellega hiljaks. Sa räägi sellest, sest mitte keegi ei jaksa seda sinu ideed ellu viia. Väga vähestel juhtudel on see puhtal kujul ellu viida. Ma tean ühte lugu. Ma ei tea, kas see on legend või ei ole, aga minge vaadake hambapasta letist järgi. Lugu on selline, et mees läks ühe suurtootja juurde ja soovis ühe idee eest 1 miljonit. Ja idee oli see, et tee auk suuremaks. Kuidas müüa rohkem hambapastat? Ehk et hambapasta müüki 2-kordistada, tee lihtsalt see avause, tee see auk suuremaks. Sa pigistad korraga rohkem välja, hambapasta tuub saab kiiremini tühjaks. Enamus ideedesid ei ole nii lihtsad. Teine, mis sinna lisandub, ma ei tea, kas see on ka sama mõte, et reklaamides pannakse selline huvi peal, et reaalselt seda on nii palju vaja. Jah. See on sama mõte, et see on õige tegelikult. Või nätsusid pannakse 2 patte. Et sa pead 2 tükki suhu panema, et sind õpetatakse juba varakult. Jah. Okei, nüüd ma nagu otsapidi sain omadele küsimustele ühed vastused valmis, et kuidas teil on, kas teil on ka küsimusi veel tekkinud? Jaa, ma annan sulle mikrofoni ka, et siis salvestub su küsimus ka ära. Siin oli näiteks see vannitegija kummitihenditega. Et ma olen küll tuttav ainult paari artikli kaudu, aga nagu paistab, on siin nagu mingi traditsioonilise probleemiga, et väikeettevõtja lahendab mingi tehnoloogilise probleemi, selle baasil teeb mingi toote, mis ta arvab, et see on õudselt hea, ja hakkab seda müüma. Nendega on vist juhtunud niimoodi, et toode on käinud messidel igal pool, õudselt palju tööd teinud, aga vannitehast kuskil näha ei ole. Siin on 2 küsimust, et üks on see, et mida nad on valesti teinud ja kas nad on hoopiski päris algusest peale midagi valesti teinud. Ja teine on see, et kui väike ettevõtja on sellises situatsiooni sattunud, kuidas ta peaks käituma? Väga head küsimused. Ma tean, et meeskond on praegult Londonis messil, et need pildid ma sain ka niimoodi 3. inimeselt. Väga õige on see, et tehnoloogiapõhine innovatsioon enamasti kohtub selle tarbija kasvatamisega. Ehk et kui sa tuled oma asjaga välja, siis sa ei tea, kellele seda müüa, mis argumentidega müüa, kus kanalis müüa. Ja seal
seal on kuidas ma ütlen, jäärapäisus ja selline avatus on võib-olla omavahel halvas suhtes, kui tehnoloogia ei murra läbi. Et ollakse kindel selles, et nii peab minema, ei võeta kõrvalt ideid ja proovitakse selgitada toote tutvustamisel, mida toode teeb, mitte kuulata, millest vastaspool aru sai. Kui mõelda selle peale, et väga paljud ettevõtted, kes on tulnud uue tootega välja, on need nii-öelda showcase asjad, et käivad messidel, on mingites boksides, kõik on neid näinud, nagu müüki ei ole. Siis seal enamasti ongi takerdunud see nii-öelda müügivõimekuse taha. Ehk et ei ole kedagi, kes reaalselt võtaks selle niimoodi südame asjaks ja tõmbaks selle ettevõtte sealt välja. Et mõnikord on, kui satub õige inimene sinna punti, kes võtab selle, ma olen rohkem näinud neid tehnoloogiaettevõtete pooli. Ja seal on see, et sa võid jääda oma toodet täiustama, et sa mõtled, et see probleem on selles, et sa ei ole veel valmis, et sa ei ole veel seal, et miks keegi ei osta. Et see on see hetk, kus tuleb tootearendus lõpetada ja asuda ainult müüma. Mõtleme, see teine küsimuse puhul oli. Mida siis teha, kui sa niisuguses situatsioonis oled? Selles situatsioonis käin mööda messe, kõik tunnevad juba, omast arust olen rääkinud nii, et maa must, aga müüki ei ole, kõik ütlevad, et väga äge toode. Küsin kliendi käest, kõik kliendid ütlevad väga äge toode, aga keegi osta ei taha. Kõik ütlevad, hind on liiga kõrge. Jah, kas see oli Edison või oli see Einstein, kes ütles, et korrata sama tulemust ja oodata erinevat? See oli Einstein, see oli idiootsuse definitsioon, et teha täna samu tegevusi nagu eile ja loota homme teistsuguseid tulemusi kui täna, et see on nagu idiootsuse definitsioon. Et inimesed ise ei tunnista, et nad, eks ma isegi tegelikult teinekord tajud, et sa oled nagu kinni jäänud sellesse, et sa oled oma mõtetega üksi. Ja ega seal on kaks asja. Üks asi on see, et mõned tooted jõuavad turule liiga vara. Ehk et see mõtlemine ei ole veel seal, võib-olla see majandus ei ole seal. Võtame see sama järjekorranumbrite lahendus. See ei läinud nii-öelda selle tootena turule, sellepärast, et tegelikult hinnati selle puhul süsteemi võimekust anda ülevaadet külastajate ajaloost. Ehk et kes on käinud, millal ta viimati käis, teenindusajad, kõik sellised asjad olid ettevõtetele, kes seda süsteemi tegelikult kasutavad palju olulisemad kui see, et inimesed hoiavad ootamisel aega kokku. See ei olnud müüdav. See on olnud 4-aastane teekond. Esimesed 2 on läinud nagu puhtalt toote tehnilise täiustamise peale ja sealt edasi on olnud puhtalt müügitöö ja õppimine. Et seal ongi inerts on sees. Aga just see, et sa jagad seda muret ja proovid kellegagi rääkida, kes lükkaks su mõtte kohta, kus sa ise tagasi tuleb. Meil on loomupärane omadus olla kogu aeg tasakaalus oma mõtetega. Ehk et me tunneme ennast kogu aeg õigetena. Psühholoogias nimetaks seda kognitiivseks dissonantsiks, kui ma teen midagi, mida ma ise pean valeks, näiteks, ma ei tea, olen palgamõrvar või töötan tubakatehases, siis kõik need inimesed, kes neid tegevuse teevad, on enda jaoks need tegevused ära põhjendanud. Ja samamoodi ettevõtja, kes on teinud mingid valikud selle toote arendamisel, ta põhjendab need endale ära. Kõrvalevaatajale need tunduvad väärad, aga ma ise ei ole sellega kunagi konfliktis. Nüüd, kuidas ma jõuan uute mõteteni? Ei ole mitte läbi sisemise analüüsi, vaid läbi suvalise juhtimise, mis tihti toimub vestluses. Inglise keeles on hea sõna conversation, ülekanne. Ehk siis mina räägin sulle midagi, sina saad sellest poolikult aru, selle pealt, et järelduse saadad mulle sõnumi tagasi. Ma saan täiesti moondunud informatsiooni. See on väsitav, kui sa mõtled, et ma pean tegema nii, et sina aru saad. Aga kui ma vestlen millestki,
siis sina võid mind väga kiiresti viia kohta, kuhu mu omad mõtted ei ulatu või küündi. Ma ei ole selle asja peale kunagi niipidi mõelnud. Ehk ühe sõnaga vestlemine on see, kus saab sellistest asjadest üle, et sa ise ei ole oma mõtetega üksi. Ma tean, et see on nagu selline nagu nii-öelda pehme otsa jutt, et teeme energiaringi, et sõbrad on ju, aga reaalselt on ju see, et inimesed aktiveeruvad ikkagi läbi emotsiooni. Kui mul on midagi vastumeelne, siis ma teen seda vastumeelselt, ma teen seda halvasti. Kui sul on meeskonnas hea olla, sa saavutad rohkem. Ja kui keegi paneb sind nagu teistmoodi vaatama, siis muutub ka sinu käitumine. Ja kuna ükskõik mida te teete, on ikkagi ju käitumisega seotud, selles mõttes, et te teete liigutusi, siis kõik need liigutused juhinduvad sellest, mida te teate. Mis on need mõttemudelid, millesse te usute. Kui te usute, et inimesed peaksid saama lennata, siis nad ühel päeval ka saavad. Tulles selle vanni juurde tagasi, et tundub, et nad käivad ka praegu mööda messi ja müüki eriti ei ole ja ma olen seda vannilugu ka tegelikult kuulnud juba vist mingi 2 aastat tagasi käisid rääkimas seda kuskil ühel üritusel nii-öelda showcase'i. Et mida sina nagu disainerina soovitaksid neil teha, et sa seda kitsast ühte pilti näitasid, et vann kitsasse kohta või nagu kitsastesse korteritesse, kus on kitsad uksed, aga mida sina veel nagu ütleksid, et mida nad võiksid teistmoodi teha või katsetada või mõelda, et kuidas sellest niimoodi kitsaskohast seal nagu lahti saada või siis tulebki leppida sellega, et turg pole valmis ja et inimeste jaoks vann ei tohi olla puust, sellepärast et mulle tundub, et ma ei saa seda puhastada. Jah, vaata looduses on mitte, et see käiks selle projekti kohta, aga kui me mõtleme arenduste peale, siis meil on 2 erinevat olukorda. Meil on siis tooted, mis on parem versioon eelmisest ja teised tooted, mis on uued. Looduses on kohanemine ja mutatsioon. Mutatsioonist tekivad uued liigid, mis siis jäävad ellu või surevad ja teistpidi siis liigid kohanevad keskkonnaga. Ja nüüd ongi see, et mingisugused arengusuunad surevad looduses ära. Ja meil on inimestena raske nendega leppida, sest me oleme ise seal nagu peategelased. Et me võime nagu saada aru sellest, et talvel sündinud linnupojad ei jää ellu, aga see nagu ei liiguta meid. Sellepärast, kui ma ise olen talvel sündinud. See on nagu looduslik, eks ole. Et see on see, kuidas loodus toimib ja tootearenduses toimivad täpselt samasugused protsessid. Osad asjad jäävad elama, osad asjad ei jää elama. Ja võib-olla, kui see nagu liita selle inimese loomupärase adaptiivsusega, see võimega nagu keskkonnaga kohaneda, siis sellistele projektidele enamasti on parim soovitus see, et unusta oma praegune teadmine, võta täiesti teine plaan. See on see, et sa võtad endale neid samu ärimudeli lõuendeid ja joonistad läbi erinevad olukorrad. Mis siis, kui me müüme seda sinna? Mis on need tegevused, mis me peame tegema? Ja nende erinevate stsenaariumite läbi mängimisega sa võid jõuda selle haakumiseni, kus see idee ükskord nagu turgu võtab. Mullikile mõeldi algselt välja tapeedina. See oli sisekujundusmaterjal. Mehed ehitasid tehase valmis, tootsid meeletul hulgal seda. Siis nad vaatasid, et see ei lähe. Siis nad pakkusid seda kasvuhoone katmiseks. Et ka selline nagu materjal. Ei läinud. Täiesti juhuslikult IBM nägi nende kuulutust. Neil oli vaja mingit materjali, mille sisse pakkida oma arvutid. Ja see oli odavam kui pool aasta, see ei tekitanud staatikat, mis oli arvutitele oluline. Juhuslik, õnnelik, kokkusattumine tegi sellest materjalist tegelikult selle, mis me teame teda täna. Ehk et muuda fookust, kui ei tööta, siis muuda fookust. Ära tee sama asja samamoodi ja rohkem. Prantsu kohta ma ei oska selles mõttes kommentaari anda, et tol hetkel, kui me koostööd tegin omalt poolt kõik, mis ma oskasin, proovisin selle toote viia nagu väärikasse keskkonda selleks, et ta oleks hinnatud, nad on väga palju asju õigesti teinud, aga ma ei tea, mis on nende müügivõimekus, kohalolek õigetes kohtades. Ma tean ühte lugu näiteks veinimüüjast, kes müüs Venemaale veini ja probleem oli selles, et hind oli liiga väike.
et ta 10-kordistas hinna ja hakkas korralikult müüma. Ehk et sa pead olema, see võib olla takistus, et su hind on liiga madal. Et kui sa mõtled toote koha pealt, et see peaks olema mõistlik, aga tegelikult hind on teinekord kas oma ette sõnum. Ma ostan põhimõtteliselt kallist kaupa. See hind tagab seda. Võib-olla nad müüvad odavad, ma ei ole nende hindu viimasel ajal näinud. Kas on veel küsimusi? Üks selline asi, et ütleme, et ma olen disainer. Mõtlen välja näiteks sauna termomeetri, küütmal juurde, et näiteks suitsusaunas näeks ka. Aga ma pean kõigepealt selle maha müüma oma müügijuhile, müügimehele. Ja. Tegema talle selgeks. Tema peab selle maha müüma ketikauba ostujuhile, kes peab saatma selle kauplusse ja kauplusest kes leti peale peab leidma selle koha. Sest mul ei ole probleem, et ma pean teile selle müüma, vaid see, et mul on 1, 2, 3 inimest, kellele see maha müüa. Ma olen sellega päris palju kokku puutunud ostujuhtide näol, et ongi, et sul on hea kaup, ükskõik kui hea on, ükskõik kui palju seda lõppklient hindab, ikka on seal vahel väike kerberos, kes ütleb, et sellel tootel ei ole mingisugust käivet, võtab mul lihtsalt siin ruumi ja ma ei tea, kui palju see müük on, ühesõnaga sa tood mulle nagu muremajja, Üks lahendus sellel on tõesti pakkuda talle näited sellest, et see asi müüb. Selliste pakkumiste puhul on hea tehnika natukene. Tänapäeval see on täitsa võimalik, sa müüd ise. Müüd ise lihtsalt tõestad ära selle, et inimesed, näiteks ma ise tegin siin Reethausiga koos ühe särgiprojekti, 3 lõviga särgid, mis on õmmeldud nendest tootmisjääkidest. Paljud ütlevad, et see on tohutult kallist toode, 50 euroga T-särk, et nagu hullumeelsus. Samas esimese partii me oleme suures osas maha müünud puhtalt läbi interneti, läbi suhete ja nüüd on tegelikult see hetk, kus ma võtan ühendust erinevate poodidega ja ütlen, et vaata, see on meil teine partii, me oleme selle maha müünud, mul on olemas tõestusmaterjal, sest nad usuvad numbreid. Üks on see, et sa näitad, sa lood näiteid ja teine on see, et sa lood numbreid. Need on 2 tegevust, mida sa saad teha, et seda ostujuhti veenda. Sest ostujuhtidel üldiselt on see, et nad proovivad mängida võimalikult riskivabalt. Ma saan neist aru. Aga teie ju ei taha sellised olla. Veel küsimusi? Nii, ma olen siis metallitöötlemise lõpukursuslane ja tahtsin tulla siis selle slaidi ühe osa juurde tagasi, et nagu Unt Kriimsilmal oli siis 7 ametit, aga kuna infot on nii palju internetis praegu, kõik võimalikud need messid ja Pinterestid ja igasugused muud asjad, Kickstarterid, siis kuidas see nagu paindlikkus on nagu hea asi, aga nüüd, kui ma meelega siis suunan ennast ühe punkti peale, siis ma ei tea, kas see on nüüd hea või halb? See on väga hea. Okay. Millega ei kaasne riske. Aga tegelikult, mis on trend? Pinnapealsus ja soovimatus pühenduda. Ükskõik, mida sa teed, võtame see sama Rootsi pillimeister, kes tegi selle vahva leierkasti puust. Täiesti jabur asi. Tema oskusel on nõudlust. Selles mõttes, et kui sa teed midagi sellist, mida keegi teinud ei ole, isegi kui sa esmapilgul seda sama asja maha ei müü, siis see tekitab sulle kuulsust, et sul on teatud oskus. Ja see, kuidas see kombinatsioon tekib, on puhtalt kinni sellest, et sa oled süvenenud, sa oled teinud midagi. Ma toon näiteks Heiko Ojala, kes on väga lahe illustraator, ta hakkas tegema sellist omalaadset tehnikat, kus ta siis illustratsiooni lõikab välja värvilisest paberist, et tekivad sellised kontuurid, et ta paneb erivärvilised paberid kokku, saab pildi.
ja ta on teinud seda tegelikult aastaid oma töö kõrvalt, ta on disainer, kes on reklaamibüroo taustaga ja tänaseks ta teeb neid illustratsioone üle maailma, lihtsalt, et tal on see konkreetne kompetents ja maailm on avatud ja otsitakse erakordseid asju. Ehk et kui sul on mingisugune oskus, mis sind huvitab, mis sind ennast paneb käima. Ma olen toonud ka sellist ma näen, et sul kibeleb joonistada. Ma saan selle kätega teha. Kui te hakkate mingi spordiga tegelema, siis kas teid innustab pigem see, et teile meeldib olla olümpiavõitja või see, et teile meeldib suusatada? Kui te hakkate tegelema spordiga, kumb teid innustab? Just, sest kõik need, kes tahavad kulda võita, nad ei pühendu piisavalt, nad ei leia kunagi seda aega. Äris on täpselt samamoodi. Need, kes innustavad sellest, et see on nagu väga sissetoov valdkond või et see on midagi sellist, kus on nagu palju raha, siis mis on see tegevus, mille abil sa seda teed ja kas see on see asi, kas sulle meeldib teha? Nii palju lugusid on nendest inimestest, kes on tulnud tüüpi finantssektorist või olnud juristid ja siis on avanud oma kohviku ja teinud midagi muud lihtsalt sellepärast, et see on tegelikult see, mis neile meeldib teha. Ja sealt on kasvanud erinevad ärisid välja, kus tõesti tehaksegi väga pühendumisega mingisugust naljakat niši asja ja neil on üle maailma olemas turg. Sest ma räägingi sellest, et me ei ole piiratud selle kohaga. Vaid et meie kõige suurem piiraja on tegelikult pühendumise puudumine. Väga hea, see on hea tabel. Jah, üks asi, ühtepidi, kui sa oled nagu ise müüd oma nagu tundi või oled insener või metallitöömees, et siis on tegelikult sul valik, et kas sa oled muutud heaks projekti juhtimises. Et ükskõik mis projekt, millega sind visatakse, et siis sa suudad neid hästi ära teha ja see ongi sinu oskus. Et sa tegelikult ei müü mitte metalliinseneri oskust, vaid sa müüd tegelikult projekti juhtimisoskust. Et sa oskad metalli valdkonnas väga hästi projekti juhtida. Et selles mõttes Eestis on, minu lemmiklaps on see metallmööblitootja Jalaks. Nende oskus ei ole mitte metallmööbli tootmine, vaid nende oskus on protsessi juhtimine. Nemad suudavad anda 99% garantii, et see tähtaeg, mida nad sulle annavad, selleks nad suudavad selle ära ka teha. Et see on see, mida nad tegelikult müüvad. Et see metall tuuakse Poolast, poolakad oskavad ise ka seda kokku keevitada, et see pole üldse probleem. Et see on nagu üks variant, et sa muutudki väga heaks projektijuhiks ja suudad protsessi hästi hallata. Ja nagu näha seda varianti. Teine on siis see, et sa tõesti spetsialiseerud millelegi. Ja siin on nüüd siis see, kuidas tõestada turul, mis on üleküllastunud, et sinu juurde tasub tulla. Et sa teed kvaliteetselt, sul on tähtajaks asjad tehtud vastavalt kliendi soovideni ja nii edasi. Ja siin on see, sa ka Marko nagu mainis, et need showcase'id, et rääkisin ühe aiamajade tootjaga Eestis, siis nemad ütlesid, et nemad lähevad messile alati välja, võtavad ühe asja, mis näeb nagu eriti jabur välja. Nad teavad, et mitte kunagi, mitte keegi ei hakka iial sellist aiamaja ostma. Aga ta näeb nagu eriti jabur välja. Ja siis ta ütles, et nagu selle efekt on see, et see on see showcase nagu eye catcher, nagu pilgupüüdja. Et nad on messil selle hullu asjaga väljas, inimesed lähevad mööda ja ütlevad, vau, siuke asi, kas te midagi normaalset ka müüte või? Ja siis hakatakse neid normaalseid tellimusi võtma. Et mingid sarnaseid asju on veel, et kui sul on nagu kui sa tahad teistest eristuda, nii-öelda oma oskuste müüjana, et siis mis on see nii-öelda eye catcher, millega sa saad tõestada ära, et sa oled nagu ilge proff omal alal, ja siis hakatakse normaalseid asju võtma. Siis teine, kus ma tahaks natuke Markoga tegelikult oponeerida, on siis riskiteema. Et väiksel tegijal tegelikult keskenduda ainult ühe asjale on jube riskantne.
et minu finantsprofessor ütles kunagi investeerimise kohta, et üldiselt on mõistlik, et sa paned nagu raha 10 erinevasse aktsiasse ja statistiliselt sul tuleb nagu 10 aasta perioodis üks neist ikkagi nagu katab siis ülejäänute kahjumi ära, kui just mingit eriti suurt börsikrahhi ei tule. Aga ta ütles, et on teine strateegia veel. Pane kõik munad ühte korvi ja jälgi seda korvi jube hoolikalt. Et põhimõtteliselt on võimalik, et sa spetsialiseerud nagu ühele asjale, aga siis sa pead nagu ära tunnetama, et millal see turg hapuks läheb või millal see nagu võimaluste aken kinni läheb ja siis sa pead olema nagu valmis ümber orienteeruma mingile teisele turule. Aga selleks, et sul seda lihtsam teha oleks, siis mulle meeldib see joonis, et sul on 2 toodet, A ja B ja kõige lihtsam on mõista seda, et kui geograafiliselt erinevad turud. Aga see võib ka olla, et täpselt see üks on odav toote või nii-öelda massile, teine on siis eksklusiivne toode, sinu jaoks tootmise mõttes täpselt sama asi sõltub sellest, mis karbi ümber paned. Et Nokia oli 90-ndatel oli sellega nagu väga edukas. Et siis, kui või on suvel ja talvel nagu, et mööbel ja aknad uksed, et suvel toodad aknaid uksi samas tehases, mööblit eriti palju ei osteta suvel, talvel hakatakse hirmsat moodi mööblit ostma, aknaid uksi keegi ei taha vahetada. Et sul on samad töölised ja sa kõigutad siis oma tootmisvõimsus on sul suhteliselt sama aasta läbi, aga siis vastavalt sellele, milline on nõudlus, sa siis müüd seda, mida ostetakse. Ja siit siis nagu järgmine samm on see, et sul tegelikult peaks olema 3 taset tooteid. Et üks on see, probleemid, mida ma täna lahendan, üks on minu laiendatud versioon toodetest ja siis 3 on see uus ärimudel, kui see tänane äri põhja läheb või Soome turg täiesti ära kukub. Et selles mõttes, et mina oponeeriks, et ühele asjale on liiga riskantne väiksel ettevõttel panustada, küll ma olen nõus, et ei ütlemise kunsti peab nagu harrastama, et seda oskust peab nagu omama, et teada, et millised kliendid on kahjumlikud kliendid, kellele peaks nagu ei ütlema, ja et seda teha võib-olla aeg-ajalt turunduse eesmärgil, et äkki see kahjumlik klient kunagi muutub kasumlikuks, et seda kunagi ei tea, et üksik töömees võib kunagi muutuda Soomes firma omanikuks, et siis ma äkki saan tema käest mingit tööd, aga et ei ütlemine iseenesest on hea, aga mulle tundub, et väikeettevõttel nagu ainult ühele nišile nagu keskenduda võib olla liiga riskantne, et seal peab mingi 1, 2, 3 valikut, eriti kui ma veel alustan ja ma ei saa täpselt aru ka, mida see klient tahab, et siis mul on nagu liiga riskantne võtta see, et nüüd ma teen ainult seda. See on selline statistiline probleem, et kui palju sul neid puutepunkte on, et kui palju sul neid signaale on. Et tõesti ongi, et kui sul on üks klient on siit nurgast ja teine klient on siit nurgast, siis on väga raske järeldusi teha, aga kui sul hakkab nagu ühte kanti hakkab neid signaale rohkem tulema, et jah, selles mõttes ma olen hästi nõus, et loomulikult on olemas asjad, mida me usume, ja siis on olemas see päriselu, et me nagu igal hetkel ju peame enda suunda korrigeerima, aga mõte on selles, et kui keskkonnas annab natukene õigemini teha, siis me selle valiku teeksime. Nii, jah, et ma siis põhimõtteliselt on see, et peab hästi hea taktitunne olema siis ühesõnaga. Sa pead nagu kogu aeg võtma tagasisidet sellele, mis sa teed. Et siis sa tead, kas sa nüüd spetsialiseerud või sa siis kvalifitseerud ja siis nii-öelda liigud seda? Tähendab jah, et kas sa spetsialiseerud või sa tekitad mingisuguse kombinatsiooni. Et selles mõttes just, et sa leiad mingisuguse tahu enda kompetentsi juures, mis täiendab seda viisil, kus teised ei suuda sulle konkurentsi pakkuda. Õpid ära massaaži. Nali naljaks. Projekti juhtimine on hea näide, kliendi vajaduste tajumine, teistsugune makselahendus, neid suundi on lõputult, kus sa võid konkurentsieelise saada läbi selle, et sa oled oma teenused teisiti korraldanud. Nii, selge. Siis mu viimane küsimus, et siin lõputöö tegemisel oli ka selgus see, et oli valudetailid vaja teha, aga disainerina, te ise olete ka siis disainer, jah? Et tootedisainer ei pruugi tihti hallata seda toote tehnilist protsessi.
et ta ei pruugi näha seda, mis läheb selle toote valmistamiseks aega, et ta näeb seda nagu ilusat elementi, et ütleme mingit aeda, mida ta tahab teha, aga selle toote nagu tegemiseks läheb nagu nii palju ressurssi, et sealt peab lihtsalt nagu maha lõikad tegema. Kuidas sellega toime tulla, et ma võin vaadata kusagilt, et saada inspiratsiooni ja sealt innovaatilise poole isegi leida, aga kuidas sa nagu seletad seda ära inimesele, et anna andeks, aga meil praegu tehnoloogilised võimalused lihtsalt ei ole võimalik teha. Tootedisainereid koolitatakse läbi materjaliõppe, selles mõttes, et kui see inimene ei saa aru tootmisprotsessist, siis ta ei ole läbinud tegelikult tootedisaineri koolitust. Et siis on vastus, et otsi uus tootedisainer või? Ehk et on küll probleem, et tänapäeval disainerid ei ole, ma tean graafilise poole pealt rohkem, et nad ei ole kunagi käinud trükikojas. Nad ei tea, mis asi on fleksatrükk, nad ei tea selle piiranguid. Et sa ei saa kujundada, kui sa ei tea, kuidas see asi teostub. Ja see, see nii-öelda see inseneri ja disaineri vastuolu, see on selline nagu levinud leierdatud teema, et siin ikkagi tuleb aktiivset huvi näidata üles teise osapoole problemaatika vastu, sest ma olen nii paljudele tootmisjuhtidele joonistanud asju vastuseks nende seisukohale, et nii ei saa teha. Ma olen kuulnud seda asja rohkem, et nii ei saa teha, paberit ei saa niimoodi teha, saab, aga sa ei oska. Ei, ma väidan, et disainer suudab insenerile selgeks teha, kuidas seda on võimalik toota. Et siis on hea disainer. Jah, hea disainer suudab insenerile selgeks teha, kuidas seda toota. Aga kui ma olen situatsioonis, et mul ei ole niisugust disainerit kuskilt võtta, et mul on see, kes mul on, et kas tsükliline suhtlus kommunikatsioonist on siin juttu olnud nagu mitu korda, et see, et toon need tehnilised piirid, ütlen, et mida me saame siis teha nende piirides, et sa pead oma disaini muutma, et me tahame, et me lepime kuidagi selles lõpptulemuses kokku, et mingil kujul mingi ägeduse efekt või mingi stiil või mingisugune asi, miks me selle disaini, miks see algselt sai niimoodi disainitud, et see põhikomponent jääks olles, aga et me lahendame selle kuidagi siis nagu teise nurga alt või et kas see oleks ka mingi variant? See on ainuõige viis. See, et sa oled kõigepealt ära kirjeldanud, mis probleemi sa lahendad, siis sa näitad ära, et millise valiku sa tegid, mis sind selleks ajendas, ehk et mis on need, näiteks jutt oli aiast, meeldan metallaed. Nii. Kõigepealt on see, et miks me teeme üldse uue aia? Kas see on tema montaaži lihtsus, on see mingi esteetiline kaalutlus, materjali kasutus, mis see on, eks? Ehk meil on kõigepealt sõnastatud ära, miks me teeme uut aega. Siis on see, et millised aiad meile meeldivad, millel laadne see toode võiks välja näha, millisesse keskkondadesse see sobib. Meil on pildilised vasted olemas, et me saaksime kõik ühtemoodi aru, mida me teeme. Siis on edasi on see, et sõlmede lahendamine, see on disainis kõige keerulisem probleem, on üldse inseneritöötmis. Pinnad on lihtsad, aga sõlmed on keerulised. Et kui sina ütled, et mingi asi on teostamatu, siis me läheme koos selle masina juurde ja vaatame, kuidas see masin töötab. Ma tean, et nendel pinkidel, sul on teljed, sul on mingisugused tehnilised piirangud, sa ei saa nagu masinat keerata niimoodi, mis liigub ainult kahes suunas, ehk et kui sa näitad seda masinat, mis viga teinekord tehakse, on see, et proovitakse aega kokku hoida ja öeldakse, et ma olen teinud seda tööd 20 aastat. See on see, mis juhtub, et tootmisjuht ütleb, et kuule, ära tule mind õpetama. Ehk et see on nagu vale viis, et see ei ole nagu egode teema, see on tegelikult see, et on olemas tehniline piirang ja ma ei viitsi sulle sellest rääkida. Ma saan aru, et sa ei viitsi rääkida, aga teine osapool ei saa ka siis oma teadmist rakendada, sest te ju lahendate ühist probleemi, te tahate selle koos ära lahendada, aga tema ei saa aru, mis su nagu piirang on. See ongi selle vanemate inimeste nagu see mure, sa alustad nagu sa lähed kusagile ettevõttesse tööle, sul on vanem targanud inimesed ees, on ju. Firma just saab ise ka aru, et on aeg, et seda nõukogude aegset mõttelaadi ei saa, et nii palju tehnika on nii palju arenenud, on ju.
inimesed teevad head tööd, aga lihtsalt nad ei suuda nagu kohaneda nende uute nagu töötlemisviiside, protsessidega, tootmisarendusega, absoluutselt kõige sellega. Ja siis nad lihtsalt jäävad puiklema vastu, et ära tule õpetama, et sa ei ole, kes sa oled, sa alles lõpetasid kooli ära, sul ei ole töö seda. Aga tegelikult sa pead lihtsalt selle nagu läbi pushima nagu sealt töökeskkonnas. Et kuidas toime tulla selle nagu asjaga, see on nagu elu keeruline, see on lähed tööle, sul on seal mingi 50-ndates meesterahvas, kes on meister, ja siis oled seal mingi noor inseneriks, kes öeldakse, et mis asja sa tahasid? Nii on. Üks soovitus on, et see ei oleks egode konflikt. Ja teine on see, et näita ette, kuidas saab. Ja kolmas asi on proovi rakendada nende teadmist enda lünkade täitmisel. Selles mõttes, et nende elukogemus on väga väärtuslik. See võib-olla ei rakendu sellisel kujul, nagu nad on harjunud seda tegema, aga seal on väga palju teadmist. Ma ütlen, ma olen käinud Jaapanis väikeettevõtetes, kes teevad gigantidega koostööd. Näiteks üks selliste perfokaartidega toimivad kudumismasinatega väikene tehas on ju, kus ühtepidi tehakse keisri jõukonnale kimonovöid mingite keeruliste mustritega, samas tehakse Toyota logosid autospoilidest, sest nad koovad ka seda süsinikkiudu. Või on näiteks selline igivanade masinatega metallitöötmis tehas, kus vanad mehed lihvivad mikroni täpsusega etaloni. Nissani tehasele kolvi selle kaliibrit, just. Ja seal ongi niimoodi, et sul on ühe selle mikroni paksuse erinevusega asjad ja see tehakse käsitööna, sest masin ei suuda nagu seda teha. Ehk et neil on olemas see kompetents ja see on rakendatav, aga sina oskad seda nagu näha teisest kohast, et mida sina ei oska, mida keegi ei oska ja mis on käside väärtus. Et ma arvan, et see on pigem rohkem selline mäng, et nad ei usu sind senikaua, kuni sa ei ole midagi ära teinud ja teiseks, kui sa näed, et sul on mingisugune takistus, siis küsi, sest nad on väga varmad oma kogemusi sulle jagama. Nad tegelikult tahaksid suga koos töötada, kui see nii ülbe ei oleks. Et siin on nagu praktiliselt, mida kasutanud ka oma töötajate puhul, et kui me suudame kokku leppida selles või eesmärgis, et see meister saab ka aru, et peaks tegema, nii. Et kui me selles oleme kokku leppinud, siis on võimalik midagi teha. Kui meister leiab, et see ei pea tegema, et see eesmärki, ühist eesmärki ei ole, siis midagi teha. Aga oletame, et meil on see idee, et ta põhimõtteliselt aksepteerib, et jah, midagi võiks nagu teha, peaks justkui tegema, aga eriarvamused on selles, et kuidas teha. Et seal lähevad nagu need lahku. Et eesmärk on, jah, uut toodet on vaja, meister on nõus sellega, uut toodet on vaja. Nüüd üks variant, kuidas sellega nagu minna, on see, et kui see uue toote idee või see lahendus nagu on, et siis paluda tal, me võttagi pliiatsi ja paberi ja kirjutadagi need takistused üles, mis ta ütleb, et miks seda ei saa teha. Ja siis on juba see sinu nii-öelda tõestamise koht, et ühtepidi on ka see, et sõltub sellest teisest poolest, et kui valmis ta on, et igale sellele takistusele, mis on siis nagu mõeldud, et mis on siis välja toodud, et siis saab hakata nagu vaatama, et mis variandid oleksid üleüldse nagu neid takistusi ületada. Ja üks ettevõtte juht, kes rääkis, et tema oma meeskonnas kasutas seda tehnikat päris sageli, et kui mingi uus idee, et teeme siukest asja, pakume kliendile siukest uut väärtuspakkumist. Ja siis ta võtab oma võtmetiimi tegelased kokku, 3-4 inimest, ja siis nad panevad neid takistusi kirja. Ja siis ta ütles, et tavaliselt see tüüp, kes takistuse ütleb, see suudab ka tegelikult lahenduse välja. Sellepärast, et tema saab sellest probleemist kõige paremini aru. Ja et ta ütles, et esimestel kordadel ta seda lahenduse lahtrit üldse ei teinudki, et ta lihtsalt ütles, et davai, et mul on siuke idee, hull idee, et kirjutame üles takistused, siis kirjutati takistused üldse, siis ta tõmbas siia joone vahele, ütles, et nii, et kuule, sina ütlesid selle takistuse, et mis sa ise arvad, et kuidas me sellest nagu üle võiksime saada. Et see on ka see sama, et kuidas sa selle küsimuse püstitad ja et nagu on ühine eesmärk ja sa nagu proovid nagu teist inimest nagu kaasata, et siis on suurem šanss, et sealt midagi tuleb. Et selles mõttes ma olen nõus, et inerts on nagu hästi suur, ja see, et kui sina noorele nähed, et see on juba raske nagu ennast tõestada.
aga et kui sa kuidagi suudad jah, nagu selles eesmärgis kokku leppida, et noh, meil on vaja seda toodet teha, et noh, nui neljaks nagu mingi viis on vaja leida, on ju. Et siis on võimalik nagu edasi rääkida tõenäoliselt. Ja võib-olla ka see mõte, et kui tema ütleb, et ei ole võimalik teha, et siis sa leiad, ma ei tea, õhtuti istud ise seal töökojas ja teed selle asja valmis ja näitad talle, et vaata, ma tegin niimoodi, et see oleks nagu üks variant, kuidas teha, on ju. Et noh, füüsiliselt seesama, et kuidas inimene usub, et kui ta füüsiliselt näeb, keegi teine on teinud, konkurent on olemas, noh, siis on nagu see, et okei, nemad mõtlesid selle kuidagi välja, noh, mis on nagu meie variant, on ju. Ja noh, tehniliste probleemidega on üldiselt niimoodi, et seal on alati nagu mingi tee on olemas. Mulle, kes viitsib, siis iseenesest on see, nad vist muutsid oma nime, aga vanasti olid nad Kreaks. Neil on niisugune veebileht, kus on siis tehniliste lahenduste, funktsioonidele nagu lahendusi, et kui ma tahan liigutada vett või tahan liigutada vedelikku, et mitu varianti on inimesed välja mõelnud. No see on siis patendi andmebaasi analüüs. Noh, et kui meie hakkaksime mõtlema, et mul on klaas ja ma tahan sealt vett välja saada, mis variandid mul on? Ma ei tohi klaasi katki teha, ma ei tohi klaasi kallutada. Kuidas ma saan vee välja? Mis variandid on? Pump, imen, surun midagi sisse, jah. Pump, imen, surun midagi sisse. Mis ma veel teha saan? Aurutan, jah. Mingi imava asjakastan sisse. No kui ma teid veel pigistaks, see on päris hea juba 5 tükki, et kui ma veel pigistaks, siis tavaliselt tuleb 6-7 lahendust nagu niisuguse kamba peale. Kui me vaatame patendi andmebaasi, mida inimesed on välja mõelnud vedeliku liigutamiseks, kõik need lahendused ei sobi selle klaasist vee kätte saamisele, aga väga sobivad, et inimesed on välja mõelnud 40 erinevat viisi, kuidas vedelikku liigutada. Et seal ultraheli ja igasugused muud vahvad nagu lahendused, Archimedese kruvi ja nii edasi. Et tehniliste lahenduste puhul tegelikult nagu see mürjaad variante, mis sul nagu on oluliselt suurem ja neid on oluliselt lihtsam leida kui sotsiaalsete probleemide puhul, kus on väga palju veenmist. Sest ütleme niimoodi, et kui sa töötad välja uue toote, siis vana toode jääb lihtsalt nurka, kui sa töötad välja uue teenuse, siis need vanad inimesed ei jää nurka. Ehk et kuidas sa suudad muutusi ellu viia nendes organisatsioonides, mis peavad hakkama teisiti käituma, on kraadi võrra suurem probleem, kui teha endale uus toode. Aga sellega on ka võimalik hakkama saada, et panna inimesed teisiti käituma. Nii, kas on veel küsimusi? Oli teil huvitav? Et ise tegelen nagu puidust karpide tegemisega, spetsiifiline toode, pakutakse šokolaadi sisse, kunagi proovisin teha kõva müügitööd, saatsin e-maili välja, pilte, mis iganes, tulemus väga väike, sain tõesti ühe väga hea kliendi, aga kes oli ka alustav ja pärast ütles mulle, et otsustas, et riskeerib, tuleb mis tuleb, et kaotada pole midagi. Ja põhimõtteliselt temale toode väga hästi sobib, ja koostöö ongi hea. Et mis seal probleemiks on? Probleemiks on see, et minul on küll täiesti eristuv, hea toode, aga sellest ei saa klient enne aimu, enne kui ta seda katsunud ei ole. Kui ma võtan mingi välismaise firma, siis reeglina, kui nendega üldse kontakti saab, siis saadad pildi või midagi taolist, pilt või video sellest asja tegelikust väärtust aimu ei anna ja sinnamaale see asi jääbki. Ehk küsimus on selline, kas on mingid head nippi sellises situatsioonis nagu kliendile liginemiseks, mingit paremat nippi? Et ta materjalist aru saaks, ma küsin, et miks ma ei saa puust karbist aru mingi videoklipi või... Lugu on selles, et neid tegijaid on väga palju, aga reeglina enamuses tegijad on tunduvalt kehvema kvaliteediga, mida pildilt näha ei ole. Aga lähivõtted kvaliteedist? Põhimõtteliselt ei ole proovinud. Palun. Ei, selles mõttes,
et ka seesama Kalevi näide sellest, et sa pead nagu artikuleerima, mis on probleemid, eks. Ja see ongi täpselt see, et kui sa tajud, et on olemas takistused, siis tuleb artikuleerida, mis see konkreetselt on ja mis nendega mind ennast huvitaks väga puustkarp, ma muidugi tahaksin teada, kui suur ta on ja mis ta hinnapunkt on ja kindlasti saab hinnast odavamalt, mis ei ole ka eesmärk, aga tõesti see, et see on kvaliteetne viimistlus, siis jah, seda annab internetis näidata, sellega ma ei ole nõus, et sa pead seda katsuma. Mida ei saa internetist on kaal. Et see on tõesti see, et vaata mingid asjad sa paned pihku ja sa üllatud, kui kerge või raske ta on. Et see on asi, mida sa ei saa, aga head pinnaviimistlust, jumal küll, klaverid müüakse, kitarre, kõike, need on ju täpselt samasugused tooted, kus nagu sellele töötlusele on pööratud ülimalt tähelepanu. Nad kõik näitavad mingit väikest detaili sellest tootest, sest spetsialist saab aru. Sa vaatad toodet lähedalt, ma oskan jalgrattast rohkem rääkida, et ongi, et kui sul on tavaline alumiiniumraam ja seal on need keevised on kõik nagu töötlemata, see on inetu. Teine takistus on veel, mida ma tunnetasin, on see, et tavaliselt firmadel pakendi puhul on välja töötatud mingisugune juba aastates, vanematel firmadel juba aastakümneid, disaini suund ja nad ei taha sellega tegeleda, nad ei vitsigi sellega tegeleda, niimoodi käib küll ja on konkreetselt välja öeldud, et nad ei hakkagi riskeerima ja nad on nii palju mugavad ja ei ole nii riskivalmis, kui meie siin nagu ootame. Mina näen pakendi puhul tõusvat trendi, kus pakitakse üha paremini ja läbimõeldumad toodet. Tähendab, kõikides kaubasektorites on tegelikult toimunud selline koondumine, et on olemas nii-öelda hinnapõhised tooted ja see on olemas kvaliteedipõhised tooted. Ja kui ennem see erinevus oli väiksem, siis see aastatega läheb üha suuremaks, et on olemas tõesti kättesaadavad kaubad ja siis on olemas sellised korralikud käside kaubad ja tõesti, meil on kompveke, mis pakitakse ühe kaupa ja suurtesse karpidesse ja ma näen üha rohkem selliseid kvaliteetseid pakendid turule tulemas. Teistpidi on muidugi see, et kui vaadata need ettevõtted, kes proovivad nii-öelda hinnakonkurentsis olla ja otsivad ka odavalt alternatiivi, siis uue pakendi tegemine on ju kulu nende jaoks. Nad vaatavad seda selle mätta otsast. Samas aitab konkurents. Ehk et ka näiteks selline asi, et kui sa oled mingisugune tehas, sul on mingisugune toode ja sa võid ta käest küsida, et näed, sa oled ebaõnnestunult sisenenud näiteks, ma ei tea, Soome turule, huvitav, miks see on ja siis sa näitad pilte, tema toode ja siis Soome turul olevad analoogsed tooted, millel on korralikud pakendid. Ehk sa ütled talle nagu selle sama pildiga ära, et mis see probleem on ja mis lahendus on. Et ma näen nii palju sellist korralikku käsitööd üha rohkem tulemas hinda. No üks teema on ka see, et kui sul on natuke jõudu investeerida sellesse disaini ja et sa või mingitse eksperimenteerimisse, et siis üks variant võiks olla ka see, et sa teedki sellele firmale selle toote valmis koos tema logodega, ja et siis kõige lihtsam variant on siis see, et kuskil messil või kuskil, kus nad väljas on, et küsida, et vaata, et me tahaks eksperimenteerida koos sinuga, et kas kliendil on huvi selle vastu rohkem või ei ole, et ma tulen koos sinuga välja, ma ise teen oma kuludega sulle mingisuguse väikse seeria neid kaste ära, ja siis vaatame, et kas müüb paremini või ei müü, ja siis tekib ka see nii-öelda see kogemuse värk, et kuidas minu toode selles kastis nagu on. Jama on muidugi see, et see on päris suur nagu aja ja ressursi investeering, et sa pead nagu üsna kindel olema, et sa sellise veenmisega siis selle firma kätte saad ja et sellest on sulle nagu tolku, Siin ma soovitan seda mitte ise ette võtta, vaid koopereeruda mõne disainibürooga, kellele see ambitsioonina välja panna. Et näed, mul on selline tehnoloogia, mul on selline toode. Ma arvan, et neile võiks seda välja pakkuda. Nemad võtavad selle riski, et nad proovivad tabada selle ettevõtte käekirja.
sest see on hästi kriitiline, kui sa näitad seda toodet, see on lihtsalt logo peale pandud, see on pool teed. Sa pead tegema asja, mis on tõesti nagu ihaldusväärne, et see on äge. Ja siis on küsimus, et kus ma seda saan. Noh, siis põhimõtteliselt see sinu lahendus oleks see, et kui mul oleks võimalik disainibüroo nagu ära veenda, et vaata, et kui ma hakkan sellele šokolaaditootjale seda karpi tootma, siis iga müüdud karbi pealt sina saad, ma ei tea, 5% või mingisuguse, ühesõnaga, kui sa praegu aitad mul selle ära disainida tasuta, et sa näed ise, et sellel on nagu potentsiaali, et ma nagu siukest, et see ongi nagu meie ühine investeering, et mina teen tasuta karbid, sina teed tasuta disaini ja kui pärast tulu tuleb, siis me jagame selle nii-öelda siis mingi loogika järgi ära, et kas sa näed, et Eestis on disainibüroosid, kes viitsiksid siukest diili teha? Jah, ma olen ise teinud siukseid asju. Okay. Seal on veel üks aspekt, see on tegelikult see nii-öelda sissepääs. See on võimalus sellele ettevõttele tööd teha. Et sa teedki suunatud pakkumisest. Väga paljud ettevõtted otsivad endale koostööpartnerid läbi konkursi. Ma ei pea seda heaks tavaks, sellepärast, et just nimelt kõik meeskonnad tegelikult teevad tühja tööd, mis tähendab, et nad teevad nagu minimaalse pingutuse selleks, et see asi tuppa saada. Selle asemel võiksid ettevõtted leida kellegi ja inspireerida koostööks. Nüüd, kui sulle see ettevõte tuutub hästi inspireeriv, sa tahaksid temaga koos töötada ja sa teed omalt poolt pakkumise, siis see on parem kui ükskõik milline konkursi võit. Sest et sa näitad ära, et sa suudad tema jaoks luua väärtus, sa oled seda juba teinud. Riskikoht on see, et me ei tea ettevõtte arenguplaane. Ehk et kui sa teed mingi pakkumise, see võib minna risti vastuollu sellega, mida nad tegelikult plaanisid, kuhu nende toode üldse liigub. Ma olen selles suhtes ka näinud nagu arenguid, et okei, sa tegid juba lahed asja. Nüüd paneme selle sinna riiulile ja siis räägime, mis meil tegelikult vaja on. Okay. Aga mõlemal juhul on disainibüroo võitnud. Nii siis, kui see töösse läheb, kui siis, kui ta on uksest sisse saanud. Nii et siis karbitootja jaoks nagu miinimumprogramm on see, et ma teen selle disainibürooga diili, et vaata, et lähme selle karpidega sinna šokolaaditootja juurde, et praegu on sinu aeg, minu karbid, kui asi läheb lörri selles mõttes, et nad karpi tegelikult ei taha, aga nad võtavad sinu käest mingi muu asja, disainibüroo käest, et siis see disainibüroo maksab mulle selle karbid vähemalt kinni. Ja sina tagad omalt poolt seda, et see ettevõte ei saa seda karpi osta otsa. Jah. Sest sina oled ainuke, kellel on selline kompetents. Jah, ma selle karbi teemadel veel, et lisandväärtus karbile reklaami välja, et see karp ei ole äraviskamiseks pärast, seda saab kasutada muudeks asjadeks, mis iganes, tood karbi tagasi, saad, ma ei tea, et mina näiteks, ma toon näite selle puhul, et kui mina lähen poodi ja ma ostan näiteks, nüüd hiljuti ostsin šampinjone, eks ole, ja mul on valida, kas ma ostan selle punutud korviga šampinjoni või ma ostan plastik, ma ostsin punutud korvi, sest ma tean, et pärast sinna ma panen mingi küüslaugut sisse või mida iganes, eks ole, loomulikult selle näite puhul see võib-olla nii ei ole, et ega ma ju aga siiski tänapäeval on ju see, et taaskasutus, mis iganes, et see on hästi popp. Ükskõik, kas see firma reklaamib seda enda reklaamis välja, see šokolaaditootja, et näed, aga see ja see, või see ei peagi olema nende mainstream see reklaam, et loomulikult nemad on šokolaaditootja, aga nad võiks paisata nagu sotsiaalmeedias, et kuidas neid karpe võiks kasutada nagu mingi teise nime alt välja, siis see ju automaatselt paneks inimesi seda poest ostma, mitte küll nagu selle reklaamina, et näed, et šokolaadimüüja reklaamib seda kui mingi sibulakarpi, vaid mingisugune kolmas erapooletu osapool, eks ole, kes on nii-öelda taaskasutus ja kas see lihtsalt väga hea minu kolmanda osapoole reklaaminipp, et midagi sellist teha. Kui me räägime reklaamis, siis see on selline ütlemine, et kui sa pead ütlema, et sa oled leedi, siis sa ei ole. Ehk et kui see ei ole kohe arusaadavalt väärtuslik asi, siis igasugu lisavestlus on asjatu. Ehk et kui sa vaatad sellele peale, saad aru, et see on taaskasutatav või et sobib millekski, mis on sinule oluline, siis see haakub kohe, sa ei pea rohkem selgitama. Aga selles mõttes ma olen nõus, et tõesti mõelda läbi, mis võiks olla need erinevad haakumiskohad ja teha mingisuguseid selliseid pakkumisi.
võib kaasata inimesi. Noh, see on nii juhtumipõhine, et mis ühele või teisele sobib, aga üldiselt on küll see, et kui sa pead kirjutama kvaliteetne, siis ma tahan teada, miks sa sellest üldse räägid, sest noh, kui ta on kvaliteetne, siis sa ei pea ütlema, et see on kvaliteetne. Ja kvaliteet enamasti on väljendatav mingites parameetrites. Kas see on kestvusajas mingisugune pinnatöötlusaste, no mis iganes midagi, mida on võimalik mõõta. Sest kvaliteet, üldiselt enda kauba kirjeldamine hinnangute abil ei ole hea toon. Selle koha pealt, et kui sa ütled ilus, uus ja soodne, siis need hinnangud peab andma klient. Tema ütleb, kas see on ilus, kas see on soodne. Ja kui sa ise kogu aeg nagu kiidad oma kaupa, siis noh, ütleme, et jah, sul on parem öelda, et mille sa pead mu toote juures kvaliteetsena ära tundma. See karp kestab 30 aastat, terve inimpõlvkonna. Noh, mõtlen mingisuguse kategooria, kus hästi toreda garantiiga puutusin kokku, kus meister ütles, et sellele tootele on garantii terve minu eluaeg. Noh, enam isiklikumalt ei saa öelda, et ma garanteerin. Nii kaua, kui mina elan, teeme selle asja korda. Midagi sellist. Kas on veel küsimusi? Mul on sissejuhatuseks üks väike kommentaar ja sellest tulenevalt siis üks küsimus, et teha teistsuguseid tooteid, et ei oleks võrreldavaid baase, inimestel on tegelikult ainuõige tee, aga inimese kurinahk on nii leidlik, et kui ta ei leia samasugust võrdlust, siis ta hakkab võrdlema millegagi kas samasugust värvi asjadega või samasuguse kujuga asjadega, millel tegelikult ei pruugi olla mingit seost. Hästi hea näide on palkmööbel näiteks. No kuidas saab üks palkidest tehtud laud maksta 5 korda rohkem kui tavaline laud, ta on ju laud, ja mis see palk on ju majaehitusmaterjal, see ei maksa ju midagi. Et kas tootearendust, küsimus sinna otsa, kas tootearenduse juures selliseid probleeme ka käsitletakse, et leitakse uus toode, lahe asi, võrdlusmomenti ei ole, tegelikult saaks küsida hinda nii, et seal ei teki kohe seda võrdlusmärgi kohta, aga siis ilmneb oht, et aga kui ei näe kuldne välja, siis ei saa kulla hinda küsida. Nii on. Hästi hea raamat lugeda on mõjustamise psühholoogia. See on eesti keeles ilmunud, Alex Jabaldi minu meelest oli see, kes selle kirjutas. Kus on täpselt sellisest kategoriseerimist, et kuidas sa määratled oma toodet, millega peab klient saama seda võrrelda. Ma toon näite, mul oli mööblipoe sõbral mööblipood, ta müüs oma tootenäidiseid ja müüs siis ühe näidise ja küsis, et kas sa tahad transporti kaasa, maksab 30 eurot. Ja klient ei tahtnud. Klient ütles, et ei, et ma tulen ise järgi. Ja teadmine on sellest, et kui me mõtleme transpordist, siis me mõtleme vahemaast, siis me mõtleme, et siit sinna, eks ole. Ja kui ma mõtlen 30 eurot, 30 eurot, see sama vahemaa taksoga sõites on ka vähem, eks. Nüüd takso, mis asi on? On luksuskaup, eks ole. Keegi veab mind oma autoga, ehk et kui luksuskaup selle vahemaa peale on odavam kui see transpordi hind, siis see on kallis. Paar päeva hiljem tuli siis klient järgi, 3 meest ülikondades, džiip, järel käru, tulid sinna poodi, hakkasid kangutama. Neil ei olnud koorma rihmasid, kindad, mitte midagi. Lihtsalt tõstavad seda peale.
ja sõber siis kõrvalt, et tegelikult, et järgmine kord, kui ma neid tootenäidiseid müün, ma panen selle 30 eurot sinna toote hinna sisse, sellepärast et see ei tee ju kedagi vaesemaks. Ja siis üks nendest vedajatest kihvatas. 30 eurot. See täpne mu tund maksab. Ehk et jällegi, et kui inimesel ei ole võrdlusmomenti, siis ta võrdleb seda vale asjaga. Et selles mõttes ma olen hästi nõus, et need seosed luuakse valesti. Et sa pead ise selle võrdlusmomendi tekitama. Ehk sa pead talle näitama, millega ta seda võrdleb. Käsitöö müügil on ajaväärtuse näitamine ju ainuõige tehnika, kuidas seda põhjendada. Näiteks sul on vaibasalong, kus käsitsi tehakse asju, näiteks Türgis on ju. Neil on alati keegi, kes koob vaipa selleks, et sa saaksid seda ise proovida ja mõtestada selle hinna ja selle töö suhet enda jaoks. Kui sa ei tea, kuidas see toode valmib. Teine asi on ka see, et ma ei tea, võib-olla see on selline puusalt, aga kui sa mõtled, et kui palju seda puitu on selles palkmööbli lauas. Kilo hind, eks ole. Ehk et see laud sul Pärnu üleujutusega oli selline selge mööblimüügi argument, et selle sa kuivatad ära ja selle pühid pärast kokku. Et nii, see vahe ongi. et kui sa paned ta sellesse konteksti, kus see toode on võrreldav nii, et sinu toode võidab, seda nimetatakse positsioneerimiseks, et sa näitad oma toodet konkurentide suhtes sellisena, et teised on kehvemad või erinevad või teistmoodi. Jah, siin on need näiteid on turundusõpikud täis, aga et iseenesest jah, see kuigi sa tõid joonise, et peab olema 10 korda parem, et siis kui me oleme selle teoorias, kus inimene tegelikult ei erista kvaliteedi vahet või et me peame talle ise selle joonlaua või mõõdupuu andma ja ükski sinu konkurentidest ei ole seda joonlauda või mõõdupuud andnud, siis on sul see vaba valik ise seda teha. Et üks turundusõpikute näide, mida tuuakse, on see, kui Toyota siis tuli Ameerika turule ja siis 70-ndatel, kuidas nad müüsid, oli see, et kuidas tõestada, et Jaapani kaup on kvaliteetne. Sest vaata, kes usub, et Jaapani kaup kvaliteetne? Okay. 70-ndatel ja 80-ndatel mul üks tuttav Rootsi väliseestlane, kes ütles, et Jaapan oli sõimusõna. Et kui sa Jaapani raadio võtsid karbist välja, siis heal juhul ta püsis koos. Tavaliselt ta lagunes laiali karbist välja võttes. Et see oli nagu rämps, see on nagu see, mida me praegu Jaapan on nagu meie mõistes täna Hiina või mingi Vietnam. See oli 70-ndatel 80 täielik rämps, Jaapani tehnika. Ja siis Toyota, kes siis üritas autosid müüa kvaliteetseid, et siis ta üritas ka, ta oli see probleemi ees, et kuidas tõestada, et mu auto on nagu kvaliteetne. Siis nemad mõtlesid selle joonlaua välja niimoodi, et see joonlaud oli siis see, et stange on sirge. Neil oli siis reklaam sellest, et kuidas nad panid veeklaasi sinna autole sinna stange peale ja siis näitasid, et vesi on nagu loodis. Et see oli siis auto kvaliteedi hindamine, et kui hästi on ehitatud. Ja siis ütles, et siis selle kampaania ajal siis kõik ostjad käisid nagu niimoodi nagu siis seal mööda autosalonge, et vaatasid, et kas stange on nagu sirge. Et sul on nagu teatud juhtudel võimalik nagu ise seda joonlauda nagu sättida ja öelda, et see natukene läheb sinna, et sa eristudki turundusega, et sa tegelikult sinu eelis on see, et sa oled nagu loovam, sa oled, presenteerid asju teistmoodi, et see on sinu oskus tuua nagu uute ideedega välja. Et Põlvas siin on nagu näide on Tillu kohvik on tegelikult, et ta asub täiesti ebaloogilises kohas, sest see on nagu ainus normaalse hinnaga, ruumirenti hinnaga, mis ta sai seal, raudtee juures, suhteliselt kole koht, nagu ümberringi on seal, ei ole mingi väga ilusa haljastust ja nii väljas istuda eriti ei saa, aga et siis nad on tekitanud ka seda, et nad on sotsiaalmeedias suhteliselt nagu tugevad, et seal on see porgandi söömise võistlus on ja et sa oled nagu, mis jõudis AK-sse ka, et kuidas siis hunnik inimesi tuli ja sõi koos korraga porgandit, siis kui oli porgandi hooaeg, et sa oled kohvik, kes reklaamib ennast sellega, et me nagu tegime porgandi söömise rekordi, et see ongi tema nagu edu, toit on hea, hinnad on mõistlikud, aga ta on nagu elab tänu sellele, et ta teeb mingeid sellised jabureid asju nagu sotsiaalmeedias, et see on tema nagu eelis või eripära, et millega saab eristada. Jah,
et sa võtad ühe kategooria ja proovid seal olla kõige parem. Kas on veel küsimusi või kommentaare? Ise luua kvaliteedistandard selle järgi, mis sul endal kõige parem on. Täpselt nii. Eestis on olemas muide üks unikaalne asi maailmas, millel on tähendust kõikide jaoks. Läänemaailma jaoks selles mõttes. Meie kultuuriruumis on üks asi, mis on maailmas ainulaadne. See asub Eestis, see asub Hiiumaal. Puust Eiffeli torn. Te võite öelda, et see on mingisugune prügimägi, mingisugune isetekkeline moodustus, aga tähenduslikult on see ainus puust Eiffeli torn ja Eiffeli torni teavad kõik. Ehk et see on midagi sellist, mida sa saad rääkida. Et kui me räägime mingisugusest nakkuvusest, ehk et turunduses on oluline midagi sellist, et sinu kohta räägitakse, eks ole, siis nakkuvuse eeldus on selline, et ma saan sellest uudisest rääkida nii, et teised peavad seda oluliseks. Ehk kui ma seda lugu edasi räägin, ma käisin kohas, mis on ainuke maailmas, siis teiste jaoks see on midagi olulist. Mis tuletab mulle meelde mis tagasi sinu šokolaadikarpide teema juurde, et tegelikult turunduses on neid näiteid päris palju, kus on üks ja sama toode erinevas pakendis ja siis lastud maitseteste teha. See on ka üks võimalus, et näiteks Tartu Ülikooliga või mõne teise ülikooliga teha koostööd ja teha siis pakendiga koos maitseteste. Nad on teinud neid teises valdkondades. Nad on mingi supi asju teinud ja siis mingid siuksed veel. Ja seal tegelikult tuleb välja, et kui ma näen seda pakendit, siis ma kannan üle, inimene aju töötab niimoodi, et see, mida sa näed, seda sa usud. Ja kui on kvaliteetne, silm ütleb, et see on kvaliteetne, siis su aju häälestab sind selliselt, et see maitse on parem. Lõputult on neid teste tehtud, et kus üks ja sama toode tegelikult erinevas pakendis või siis on hind juurde pandud ja inimesed ütlevad, et see, mis on kallim ja näeb parem välja, et see maitseb paremini, kuigi täpselt sama asi kõikides topsides. Et siis ka üks võimalus tõestada nendele šokolaaditegijatele, et minu karp on šokolaadikarpide Mercedes, et ongi teha näiteks neid pimeteste . Ja et see sinu sama toode, tegin testi 60 tudengiga või mis iganes, sama toode selles karbis 10 palli skaalal said 7 või 8, sama toode niisama paberi sees sai seal 5 või 6. Selles mõttes tasub suuremates lennujaamades natuke ringi vaadata, et kuidas on asju pakendatud, nii alkoholi kui maiustusi, et seal on metallist ja paberist, plastikust, ka puust tehtud väga-väga eksklusiivsed asju. Nüüd ongi see, et kui sa oled ainukene, kellel see tehnoloogia on, siis su kliendid on üle maailma. Et selles mõttes see ühe asja kvaliteetselt tegemine, ma jään enda juurde. Loomulikult on see, et sa pead adapteeruma erinevate asjadega, aga see mõte sellest, et kas on mõtet midagi hästi teha, võib-olla pigem see mõte, mis ma tahan kaasa anda, et on mõtet korralikult teha, sest et neid poolkõvasid asju on liiga palju, neid enam-vähem ära tehtud asju, poolkõva munana, selles mõttes, et nagu süüa ei kõlba. Või kõlbab, aga maitseb okei, aga väle. Nii, aga ma arvan, et nüüd on see koht, võime vist otsad kokku tõmmata ja kõigepealt teeme aplausi Markole. Aitäh!